süsteemi ülesse ja nad on suurest mängust praegu nagu kõrval jäänud. Mis seal pool toimub? Kas te suhtlete oma ametikaasliste ja kolleegidega? Ja ega see ei ole kuskil mustvalge, et nii nagu me rääkisime, et lisaks koroonale ega poliitikas ka asjad toimuvad lainetul. Võtame kõrvale Soome ja Saksamaa, kus me näeme jällegi edulugusid. Täpselt samamoodi vaatame seda Portugali, Hispaania pool, et ei ole kuidagi nii, et asi on kas super hea või väga nukker. Et lõpuks see sõltubki, kas kohad oma riigis sul on sõnumid, mis valijad kõnetavad, kas sa suudad keerulisi asju arusaadavalt selgitada, kindlustunnet sisendada, kas on see positiivne programm, mille järgi inimesed sooviksid joonduda, et nad ei ole tegelikult nagu keerulised või tundmatud asjad, et kõik erakonnad proovivad seda teha. Aga te ei saagi teistmoodi öelda, et enam kui 100-aastane sotsiaaldemokraat Eestis ei hakka välja surema. Muidugi ei hakka. et me ju praegu me näeme ka kriisi ajal, et tegelikult need asjad, mille eest sotsiaaldemokraadid on seisnud, issand jumal, kas või tervishoiusüsteem, mis on kohutava koormuse saanud ja tegelikult võimaldanud meil saada nii ravis kui suremus näiteks palju paremat tulemust kui mõnel teisel Ida-Euroopa riigil. Et need süsteemid, mida me oleme üles ehitanud ja need väärtused, mille eest tegelikult on need, mis teevad meid kriisis tugevamaks. Seesama sotsiaalne usaldus, seesama koos tegutsemine, et seda tegelikult on vaja ja praegu on tervisekriis, aga me ei tea, mis järgmiseks tuleb. Seda, et sotsiaaldemokraatid on vaja, seda, et siis Eesti niisugune tugevam riik on paremini kriisideks, paremini valmis, seda ei saa muidugi eitada, seda meie õigused, et seda tegelikult väga hästi. Mida on peal alati see, kui eelmised valitsuspartei liikmed räägivad sellest, et Eesti on kriisiks valmis, et võiks natuke peeglisse vaadata. Ega see haiglate ülekoormus, seda oleks võinud ju lahendada siis, kui sotsiaalsed valitsus ette näha. Ei, ma just ütlen, et haiglad on väga hästi toime tulnud, et meid kõik paljuski päästnud ja säästnud, aga et meist on ebaõiglane neile selline koormus peale panna. Aga seda, et Eestis on nii nagu sotsiaalvaldkond, tegelikult sotsiaalhoolekanne ei ole olnud prioriteet, et kõik muud kohad on olnud täpselt samamoodi kriisiks valmistunud, et alati seda kiiret kasvu, on see täiendav asfalteeritud kilomeeter või renoveeritud koolimaja, Kaitsevõime. Jah, või selle asemel, et soetada isikukaitsevahendeid. Et tõesti oli viimase 5 aasta jooksul on kriisiks valmistumisega süsteemselt tegeletud ja tegelikult riigieelarve läbirääkimiseks ei ole saanud raha. Et see puudutab kõiki ministeeriume. Riigieelarvest kõige rohkem. Kriisiks valmis olema kõigis ministeeriumidest. You could take this. It's a wrong way, I think. No, okay. It's your belt. Okay. Put your belt, Deepak.